näiteks, et on fakt, et teie kehas on palju rohkem lihasjõudu, kui sõrmed ja randmed suudavad kanda. Ja seetõttu me peame korra käima põhiliselt läbi, et endale viga ei teeks. Sõbrad, kas te saate istuda kuskile toolide peale, siis teil on mõnukam mängida. Nüüd, kui ma oleksin toonud teile kõigile nii suured trummid nagu see on, siis ma oleks jäänud neid tassima siia 4. korrusele. Nii et teil on pisut pisemad trummid kui teie võib-olla käe suurusele vasta. Aga sellele vaatamata jäävad enamus neid kriteeriume kehtima, millest me räägime. Nii, kõigepealt, trummide ees on 3 põhilist tooni sellest džemmetrummist ja üllataval kombel küllalt paljudes arhailistes sellistes rütmipilli valdkondades ongi 3 põhilist tooni, millega siis mahineeritud. Kõigepealt on kõige madalam toon, mida see trumm suudab toota. Ja selle tooni te saate keskelt reeglina. Nii, ja see peaks kõlama kuidagi niimoodi. Jah, aga nüüd, kuidas te saate selle hääle kätte? Võtke see trumm ja paigutage niimoodi oma jalgade vahel, et te hoiate 2 punktist ülevalt ja alt. Nii, nüüd saab see trumm heliseda. Hääl tuleb alt välja. Jah. Nii, ja nüüd, ja kuna teie käed on piisavalt suured, suure inimese käed on suuremad, siis te peaksite lööma niimoodi, et teie sõrme otsad puudutavad trummi keskkohta. Nii, ehk niimoodi. Nii, ja kuidas te saate veenduda, et tulevad madalad sagedused, kui te lööte käega pihta. Pööraks see trumm korraks ümber. Ja otsige see kõige madalam toon üle. Aga pange kõrva äärde ka, muidu te ei saagi teada. Nii, need on need kohad, kus te võite kaasata oma naabruses olevaid meesingi, kellel ei jätku need trumme, onju. Mitte neile mängida need madalad sagedused. Ägedamaid tahkusid muusika tegemise juures on see, et ma saan teile järgneva tunni jooksul põhimõtteliselt ära rääkida 80% trummi mängimise tehnikast. Et seal ei ole mingit müstikat, et see käib tõesti kiiresti ja teil on see informatsioon kogu elu kaasas, on ju. Aga nüüd mida te selle informatsiooniga teete, see võib minna iga päev sügavamaks ja rohkem kontrollitavaks ja nauditavaks. Sellepärast, et te õpite seda pilli paremini käsitlema, te õpite seda tundma, te õpite ennast paremini tundma. Et võib-olla lihtsalt see, et teie kõrv areneb iga päev, mida tegelema sellega. Ja sellepärast on, et me võime võtta maailma parima trummari, maailma parima džembe trummari ja küsida talt, et kuule, et aga sa oled oma tooniga muidu rahul. Ma ei tea, peab veel tööd tegema. Et huvitav on see, et see saab minna paremini. Ja minu arvates hästi äge on see, et seda filosoofiat saab kohaldada ükskõik millele, mida me tahame saavutada. Et kui me teeme midagi üks kord, näiteks me teeme ühe korra trummi, siis see kõlab umbes nii, nagu me oleksime oma elus löönud ühe korra trummi. Kõlab õudselt hästi, ta kõlab nagu trummi hääl. Kui me lööme 1000 korda seda trummi, siis isegi kui me tahame selle vastu võidelda, siis ikkagi me ei suuda midagi teha. See üks toon, kui me ühe korra pärast seda 1000 korda löömist lööme, see üks toon kõlab, nagu te oleksite 1000 korda trummi löönud. See on väga lihtne matemaatika ja kui te tahate väga-väga hästi midagi üldse oma elus näiteks osata, siis tuleb seda lihtsalt teha. Et meil on tendents mõelda üle, analüüsida ja siis võib-olla sattuda selle analüüsi sisse lukku. Selle asemel, et lihtsalt
nautida seda tegevust ja uskuda, et ta sellega jõuab kuskil. Et ma tean, et Aafrikas on näiteks tantsukoolides on niimoodi, et tulevad trummarid kokku ja mängivad näiteks 8-10 mängivad lihtsalt trummi, ilma vahet pidamata. Lihtsalt mängivad trummi, arvatavasti nende kehal on 0,01% rasvas, kogu aeg käib kohutav uumerdamine ja siis tuleb tantsutrenn ja tantsutrenn kestab veel 2 tundi. Seega nad mängivad iga päev võtti 4 tundi ja ikka nad tunnevad, et nad lähevad iga päev paremaks. Nii et just väga õige, et tuleb lihtsalt jätkata selle tegemist, mis teile meeldib ja fakt on, et läheb paremaks. Nii, igatahes, vatsitool on meil selge, jah? Vähemalt naistele selge. Et jah, nüüd kuidas te peaks trummi lööma on see, et kui te lööte niimoodi, siis see trummi nahk ei saa helistada, on ju? Nii, et siis peaks lööma niimoodi, et võimalikult palju nahka, puudutab võimalikult palju nahka, aga võimalikult lühikest aega.